Austatud kolleegid, jätkame meie vestluse retoorika teemadel. Ma möödunud kord lubasin, et lõpuks metafooriga saame ühele poole, aga päris ühele poole ei saa ja me täna räägime ka seoses metonüümiaga natuke metafoorist. Aga see on meie peamine teema täna, ehkki puutume ka teisi troope. Nii, kui Euroopa traditsioonis, eriti 20. sajandil, metafoor oli põhiline troop. Ja näiteks selles raamatus, millest me rääkisime, Lake of Johnson metafoorid, milles me elame, metaphors we live by, seal osa metafoori olid tegelikult metonüümiad või mingisugused teised troopid. Sellel on oluline põhjus, sest metafoor, nagu me rääkisime, ei ole lihtsalt selline kaunistus, aga see on seotud meie mõtlemismudeliga. Ja mitte ainult, ütleme, argipäeva või poeetilises mõtlemises, aga nagu näiteks Max Blake, modelleerimine, üks põhiline epistemoloogiline meetod 20. sajandil, on rajatud metafoorile, ütleme, ülekantud tähendusele. Me teeme väikse mudeli, siis, tegelikult see on topeltmetafoor, ja meil on ajus, ütleme, silla ideaal, siis me teeme sellest väikse mudeli ja siis me arvame, et see suur silt käitub samamoodi. Metonüümiaga on asjad lihtsamad ja keerulisemad. Metonüümia on lihtsam troop. Võib troope jaotada nagu juba Aristotelesel on troopid soojad ja külmad. Ja külmad ei ole head. Ja metafoor on kindlasti soe troop, aga metonüümia on külm. Külm on mitte päris tema termin, aga ütleme siis nagu, ta on primitiivsem. Ja no, mis on veel sellist külmad troopid, nagu iroonia. Teatud mõttes hüperbool ja litotes. Aga võrdlus ja metafoor, nad on sellised soojad ja nad, nagu sa saad aru, et praegu see on ka metafooriline, külm soe, võrreldes, kui me räägime troopidest. Metonüümia on lihtsalt öeldes ümbernimetamine või isegi meta võib olla ka ülenimetamine. Ja? Meil on mingisugune asi, tal on nimi, aga me nimetame seda teistmoodi. Ja see üks teise asemel, see on, ütleme, metonüümilise struktuuri üks põhiline põhjus. Nüüd muidugi te võiksite küsida, aga kuidas on mudeliga, jah? Seal on tüüpiline ka üks teise asemel. Ma ei, selle asemel, et rajada suur silt kohe, ma teen väikse silja, see seda asendab. On küll, jah? Ja üldse, nagu me näeme hiljem, piirid troopide vahel ei ole suugi nii selged nagu Aristoteles ja Quintilian. Ja, aga siin kitsas mõttes see on üks nimi teise asemel. Nagu kirjutas Mandelstam, часто пишется казнь, а читается правильно песень. Tihti kirjutatakse, et hukkamine, aga loetakse õigeti laul. Vot see hukkamine laulu asemel, see on metonüümia. Miks ta on metonüümia?
Tegelikult ta aluseks on ikkagi võrdlus ja sarnasus. See kasin pesn kõlavad sarnaselt ja sellepärast me täiesti suvaliselt nimetame. Siin on mul mõned näited. Eesti suru, tavaliselt oli jutt Šotist, suru vastu muru. Selge see, et mitte Eesti ja mitte Šoti ja mitte vastu muru, aga nii. Kui Eesti jalgpallikoondise kohta, siis see on üks synekdohi liik, totum pro parte, tervik osa asemel. Ja see X, Šoti, see on ka samasugune synekdoh. Aga see on mul siin metonüümia ja ma tahtsin kirjutada terviku osa asemel, aga kirjutasin osa terviku asemel. Juhtub. Või pingviinide paraad. Saame aru, et need ei ole pingviinid, kes seal käivad. Aga pingviinide paraad on ka olemas. Miks see on pingviinide paraad? Siin jällegi on selline metafooriline alus. Nad visuaalselt sarnanevad pingviinidega oma frakkides. Sõin ära 3 taldrikut. Vot siin ei ole osa terviku. See on see, mis on sees. See annab ja siis. Muidugi mingi inimene võib süüa ka 3 taldrikut ära. Aga see on reaalne juhus. See on nimetatud Dreyfusi juhus. Kui selgus, et Dreyfus ei saa kuidagi süüdi olla, aga ikkagi armee ei usalda teda. Nii. Vot siin tema on tema, aga armee on tegelikult seal kindralstaabimajad ohvitserid. Või siis Valge Maja esines avaldusega. No selge, siin ka, see ei ole kuidagi synekdoh, see on, ütleme, see on keeruline asi, et rajatis, mis on võimu sümbol ja see sümbol ka ei esine, aga see, kes seal on, esinevad, kusjuures, kes see on, kes seal esinevad. Valge Maja. See võib olla president, see võib olla mingisugune tema asjapulkas, tema spiiker ja nii edasi. Lugesin kogu Shakespeare'i läbi. Nii, või seal seina peal rippus Manet. Sellest seina peal rippumise kohta meil muidugi võib ka Manet riputada seina peale, aga siin on selles orbis non sufficit ma ei hakka rääkima praegu. Võib-olla teine kord, sest see on keerulisem. Nii. Ma otsisin metonüümia, tegin sellise metonüümilise hüppe, otsisin, et mis on seal Pärsia või sanskriti poeetikas. Sanskriti poeetikas ma leidsin, see on Lakshana, Kavja on, no see on siuke luulekunst, mida mulle tehisintellekt pakkus sellest Kavja Shastras, et küla asub Gangesel. Ei asu Gangesel, aga selle kaldal. No üsna täpne metonüümia vastab. Araabia poeetikas ta pakkus mulle mitu vastat ja ükski neist tegelikult ei ole. Tehisintellekti tuleb kontrollida loomuliku intellekti abil.
nii. Roman Jakobson terve reas teostes, siin on mul 2 realismkunstis ja 2 tüüpist, 2 keele aspektist ja 2 afaasia tüübist. Nii, alustame sellest varasemast artiklist. Üldiselt tema eesmärk on analüüsida realismi. Ja esimene, mida ta näitab, et see realismi nagu enesemääratlus, et ta kajastab elu nii, nagu ta on täiesti vale. Ükski kunstiteos ei saa kajastada elu nii, nagu ta on. Ta, nagu kasutada Tartu-Moskva koolkondas, siis iga kunstiteos esitab elu mudeli. Ja, aga ja Jakobson juba siin selles teoses teeb väga olulise eristuse, mida ta pärast veel täpsustab. Nagu 2 poolust, metonüümiline ja metafooriline. Ja need poolused tähistavad sellise tähenduse loomise mehhanisme. Kas me tähistame seda tähendust läbi sarnasuse või läbi mingisuguse kontakti või reaalse seose maailmas. Ja üldiselt ütleb, et realismi all nimetatakse väga erinevaid asju, aga tema kitsendab seda ja käsitleb realismi, see on nagu ta vene kirjanduses ja ennekõike nagu Gogoli. See 19. sajandi vene kirjanduses oli selline, ja kirjanduskriitikas oli selline termin nagu Gogoli suund. Seda tõi sisse Tšernyševski. Tegelikult see on tüüpiline metonüümia. Ta pidas silmas mitte Gogolit, aga Belinskit. Aga Belinskit ei tohtinud tsensuurilistel põhjustel nimetada, siis, aga Gogol oli väga Gogoli suund. Ja siis tal oli vastand Puškini suund ja Gogoli suund. Ja see Gogoli suund on elu peegeldus. Jakobson võtab sellest kinni ja tegelikult Belinski siin ei tohikski asjasse puutuda. Ja? Me räägime, kuidas Gogolil on. Ja Gogolil on teine tüüpiline arutluskäik on metonüümiline. Me nimetame teist asja, mis on sellega kuidagi seotud. Ja veel ta heal realistlikul teosel on alati mingisugune selline mõistatuse või saladuse aspekt. Kuna me ei nimeta asja nii, nagu võiks otseselt nimetada, me nimetame läbi selle asjadega, mis on temaga seotud, siis siin tuleb ära arvata. Ja siin nagu Dostojevskil on see eriti tugev. Seda tuleb, sellest ei saa aru mitmed lääne Dostojevski analüütikud, kes loevad Dostojevski inglise keeles ja ei saa aru, et seal on metonüümiad. Ja täiesti erinevad inimesed. Üks on nagu Morson, selline, ei ole väga erinevad, mõlemad parempoolsed. Ja teine on Peterson.
mõlemal on Dostojevski eluõpetaja. Kui te võtate Dostojevskit eluõpetajana, siis ma pean ütlema, et see on väga halb eluõpetaja. Ja ükskõik, kas konservatiivses või liberaalses tähenduses. Nad ei saa aru selle Dostojevski tropoloogiast. Aga Jakobson toob lihtsama näide. Vot, mõista, mis see on. Ripub elutoas roheline. Mis see on? Heeringas. Miks elutoas? No riputati sinna. Ja. Miks roheline? Värviti ära. Ja? Mille jaoks? Et seda oleks raskem ära arvata. See üks realismi põhimõte. Teile näidatakse rohelist heeringat seina peal ja te peate mõtlema, et miks ta on. Mõistame? Ei. Isegi teile ei näidata roheline. Teile näidatakse, et roheline ripub seina peal. Ja? Vot seal Mane ripub seina peal ja roheline ripub seina peal. Oma hilisemas teoses 2 keele aspekti ja 2 keeleääred või afaasia tüüpi. No, ta kasutab siin idiosünkraatilisi termineid. Tal on keeles on 2 telge, selektsiooni ja kombinatsiooni telg. Miks ta seda kasutab? Sellepärast, et tema, see on selline metonüümi, et ta ei armasta Saussuri. Saussuril on see syntagmaatika ja paradigmaatika. Ja? Selektsioon on siin nagu paradigmaatika ja kombinatsioon on syntagmaatika. Ja? No, kuidas on Saussuril? Ütleme, võtame mingi sõna, näiteks nimisõna, siis tal paradigmaatiline aspekt on kõik käänded, kus see, ja mitte ainult käänded, üldse kõik vormid, kuidas see sõna. Ja siis syntagmaatikas valitakse üks ja pannakse sinna. See on siis, no, võt mulle ei meeldi, et see on selektsioon, sest tegelikult mõlemad on selektsiooniga saanud, jah? Et paneme õiget vormi õigesse konteksti. See on syntagmaatika. Nii. Ühesõnaga, paradigmaatikaga või selektsioon on seotud metafoor. Kombinatsiooniga või kõrval seismisega ja positsiooniga lauses või teoseks on seotud metonüümia. Kuid siin ta läheb kaugemale. Need on mitte üksnes troopid. Need on 2 põhilist erinevat mõtlemismaailma. Ja pole juhuslik, et kui me võtame luuletekste, siis seal domineerivad metafoorid. Isegi isegi realistlikul luuletajal. Ja? No, märgime sulgudes, et on katseid ja Jakobson suurepäraselt seda teab, vene konstruktivistid spetsiaalselt ehitasid luulet nagu proosat. Seal metafoor ei olnud, aga põhiliselt metonüümiad üksteise järgi. Ja niisiis, see on seotud luulega, aga kombinatsioonitelg on seotud proosaga, või ütleme Armeenia anekdootik, proosaga. Ja need on seotud ka kultuurisuundadega. Realism ja romantism on suuremad kui ainult kirjandusteosed. Aga romantistlik maailmavaade on rajatud metafoorile ja realistlik on rajatud metonüümiale. Ja kui me räägime ajuhäiretest, mis väljenduvad kõnehääretes, siis on Jakobson seda uurinud ka kliiniliselt ja ta väidab, et on 2 erinevat afaasia liiki, kui inimese äkki
mõtleb metafooriliselt või siis metonüümiliselt. No me rääkisime möödunud või ülemöödunud kord aju funktsionaalsest asümmeetriast, siis me võime ka, ja hiljem Jakobson oli sellega nõus, et subdominantne, see poeetiline aju pool on seotud metafoorilise mõtlemisega, aga dominantne on seotud metonüümiliselt. Mis on dominantne? See, mis vastutab keele arvutamise eest, loogika eest ja nii edasi. Niisiis, metonüümia on loogilisem kui metafoor. Ja ta on lihtsam ja loogilisem kui metafoor. Niisiis, metafoor ja metonüümia on kaks nagu kõige tähtsamat troopi, millel on väga olulised põhjused nii kognitiivsetel protsessidel kui ka kultuuri orientatsiooni. Nii, seda ma unustasin ära. Aga siiski mõned näited too. Mida Jakobson ütleb, et metonüümia väga tihti esineb negatiivses paralleelismis. Metafoor on tihti seotud positiivses paralleelismis. Aga metonüümia on negatiivne. Positiivne paralleelism on näiteks vene rahval murran kasekese maha, toon pruudi koju. See on selline poeetiline. Aga negatiivne paralleelism ei ole see. Vot see huvitav, see arvuti on targem kui mina. Ma kirjutasin tšapki, ta parandas tšapeki. Ma parandasin tagasi tšapkiks, aga ta arvas, et ikka ma ei tea, aga see ei ole, ma igaks ütlen, see ei ole Karel Tšapek, see on luuletaja Tšapk. Ja tal on näidend. Et üks ütleb, mis see on seal? Taskurätik. Mõista, mis see on. Ei, see ei ole taskurätik, see on ilus naine, kes seisab, edasi lähevad metafoorid, kes seisab akna juures, ta on riietatud valgesse ja unistab armastusest. Taskurätik. Või siin teine on seal poeetiline noormees, nimetab oma neiu seal kauniks puuks. Ja neiu ütleb, et ma ei ole puu, ma olen naine. Metonüümiline värk. Mulle tuli meelde Serbia eeposes. Serbia kangelaslik eepos on üks Euroopa hilisemaid. See on tekkinud pärast türklaste vallutamist. 14-15 sajand. Isegi Nibelungide laul oli varem. No vot, aga seal üks laul algab niimoodi. Ma tahtsin siia kirjutada, aga unustasin. Mis seal, ma ei oska eesti keeles öelda, mul on vaja tegu sõnast valge, valgub või valgetab, välendab, valendab, valetab, valendab. Mis seal välendab mäe otsas? On see lumi või valged luiged? Oleks see lumi, ta oleks ära sulanud. Oleks need luiged, nad oleks ära lennanud. Kuidas?
Jesenin. Ei, see ei ole Jesenin. See on kogumikust Vuk Stepanovitš Karadžič. Ja need on see kangelase epos on kangelane on serbia keeles junak ja see on see värsimõõt on desiderats junatski kangelaslik kümnesilbik. Ja? Aga no mina räägin proosas. Ja? Niisiis, oleks nad luiged, nad oleks ära näinud? Ei. See on Agõhani telk, kus ta lebab rasketes haavades. Kõik sõbrad ja tema alluvad tulid teda külastama, aga noor naine häbenes teda külastada. Ja? Vot, ei ole lumi, ei ole luiged, aga on telk. Ei tulnud see, keda ta ootas, tulid need, keda ta vähem ootas. Vot, negatiivne paralleelism, muuseas väga poeetiline tekst. Üks tüüpiline metonüümia väljendus on eufemismid. Ja, põhjused on eufemismiks erinevad. Nagu moodne eufemism on nagu viisakusest. Ja? Ei ütle WC, aga ütleme puudriruum. Me ei ütle puudriruum, aga Ameerika filmides öeldakse puudriruum. Me ei ütle ka mugavusruum. Ammugi me ei ütle vannituba. Aga see on tavaline asi, et seal Ameerika baaris küsid, kus teil vannituba on. Tahaks natuke vanni vastu võtta. Vannituba. Mõtiskluse kabinet. Sellest natuke hiljem. Aga see oli 18. sajandil. Aga mis on selle eufemismi vastu? Dysfemism. Ma tükk aega vestlesin tehisintellektiga, dysfemismiga. Ta üldse ei tahtnud sõna pildik kasutada. Ja väga selline kombekas. Nii, vot. Miks dysfemism? Ma küsin, et kuna eufoonia on ilukõla, aga kakafoonia on kole kõne, siis miks ei ole kakafemism? Ta seletas üsna loogiliselt, et kakafoonia on halvad hääled, mis on juba nagu olemas, jah? Aga kui ma panen see, no kaka on inetus. Muuseas, kaka on eufemism. Me ütleme, et miks see on seal? Kaka. Inetu. Ja? Nii, aga kui tegemist on liidesega, siis see tähendab, et on rikutud. Et siin on nagu protsessuaalne aspekt. Oli nagu ilus sõna, aga ma nagu rikkusin seda ära. Ma ei ole päris veendunud, aga no dysfemism kõlab paremini kui kakafemism. Nii siis, vot, nagu eufemismi vastand on dysfemism. Ütlen peldik. Ja dysfemismid on iseloomulikud siis realistlikule ja ma ütleks isegi naturalistlikule kirjandusele. Ma spetsiaalselt kasutan seda, ütlen teist sõna, nimetan ümber, aga nimetan, et oleks koledam. Eufemism ma nimetan, et oleks ilusam. Niisiis, viisakusena. Või siis vot selline dysfemistlikud ajad, ebaviisakas, jah? Et eesti keeles vist ei ole viisk,
loll, aga saabas. Saabas tähenduses loll. Aga seda ma tsiteerin minu isa sõjalistest mälestustest. Ta ütleb, et mingisuguses lendlehes sõja alguses oli see, et seal mingisugune koomiline Fritz ütleb, et хоть в политике я лапать, но пора как будто драпать. See, ehkki poliitikas ma olen täiesti võhik, on aga aeg plehku panna. Koomika seisnes selles, et see oli aeg, kus nemad panid plehku, aga mitte Fritzult. Ja et sellest nad tegid oma selles patareis, ta oli suurtükiväed, patareis oma patarei hümni. Хоть в политике я лапать, но пора как будто драпать. Ehkki poliitikas ma olen võhik, paistab, et aeg on plehkuda. Nii, eufemismid. Teine põhjus on tabud. Tabudega on selline huvitav asi. Seda on Levi-Strauss uurinud, et no ja mitte ainult, jah, et need on need asjad, mida ei tohi nimetada, aga peab nimetama. Vot selline nagu psühhoanalüüsis nimetatakse double bind. Sa pead, aga ei tohi. See on selline skisofreeniku tavaline olukord. Kui sa teed seda, siis saad karistada. Kui sa ei tee seda, siis saad karistada. See on väljapääsmatu olukord. Nii, vot tuleb nimetada, aga ei saa nimetada. No, nii on näiteks Jumala nimetega tihti. No, näiteks me ei tea Jumala nime kristluses. Ütleme, me ei tea Jumala isa nime. Jahve ei ole nimi. See on isegi mitte metonüümia. See on selline tetragramm, mis tähistab nime asemel. No, seal on teoloogid ja eksegeedid selle üle on palju vaielnud. Ja ma ei taha neid vaidlusi praegu sisse tuua, aga ühesõnaga me täpselt ei tea. Aga niimoodi tähistab. No nagu teate, seal Piiblis esimeses Moosese raamatus on 2 tähistus Jumala. Üks on see, mis on Jahve ja mida siis hiljem tõlgendati valesti kui Jehova. Ja teine on Elohim. Elohimiga on kõik selge. No, selge, mida see tähendab ja selge päritolu. See on semiitlik Jumal El, mis olid ka hananealasel ja nii edasi. Kusjuures üsna, kes on Elohim on nagu vägede Jumal, aga ta oli väga karm Jumal kõikidel semiitidel. Ja see Allah, araablastel on ka samast tüvest. Nii, aga see on, tellega on selge, aga Jahve on selline, no, ütleme, eufemism. Või tihti ohtlikke loome ei nimetada. Ja siin eesti keeles on 2 sõna, ja üks on hund ja teine on karu. Arvatavasti mõlemad on, no, hund on selge, see on nagu germaani hund, mis on koer. No mitte wolf. Ja, hund, aga arvatavasti, et algne, mitte eufemistlik tähistus oli susi. No, täpselt ma ei oska öelda, aga nii nad mõned arvavad. Palju huvitavam on karuga. Kus no, siin selle hundiga
on veel see, ütleme, oluline, mitte päris tõestus, aga paralleel, et soome keelest ei ole hunt. Aga karuga on ka soome keelest on karu. Aga väidetakse, et see on eufemism. Paljudes rahvastes, näiteks vene keeles medvedj on selge eufemism, see on medvedj. See on mesi ja teadmine, Rigveda, jah. See on see suur asjatundja meie alal, medvedj. Või see mäger, vene keeles, barsuk, metsa lita, lesnaja suka. Nii, aga vot, mis on, ütleme, slaavi keeltes see karu tõeline nimetus, me ei tea. No on variant, mida paljud lingvistid ei pea põhjendatud, on, et oli bear. No mitte ainult sellepärast, et see germaani keeltes on bear, aga sellepärast, et see karukoopas on bervoga. Voga on see, kus ta siis pesitseb, aga mis see bear seal on? No ilmselt karukoopas. Aga ütleme, päris lugupeetud lingvistid ütlevad, et see on selline rahvaetümoloogia ja tegelikult me ei tea. See on väga hea, et tegelikult, ma ütlen teile, kuidas tegelikult on, ei ole bear, aga mis on tegelikult me ei tea. Nii, siis on veel teistsugused tabud. Mitte hirmuga seotud. No või niimoodi, ka teatud määral hirmuga, jah. Et lähed eksamit tegema kivikotti, lähed autoga sõitma, et nael kummi. Ma ei tea, kuidas jahindusega eesti keeles on, aga midagi vene keeles soovitakse, et mitte udu sulge ega sulge, nii puhha, nii pira. Aga seda võib öelda ka siis, kui eksamile läheb. Et mitte mingit saaki, mis isegi mitte udu sulge mitte. See, palju huvitavam on lööma viisku. Pastel. Mis seda lüüakse. No, viisk, nagu teame, et see on siuke nagu loll. Aga lüüakse kella ja siin mõeldud kirikukell. Niisiis, viisku asemel, kirikukella asemel lüüakse viisku. See on seotud ka tabuga. Kui olete näinud Andrei Rubljovi filmi Tarkovski, seda nimetatakse hiasmiks, kui me räägime. Tarkovski filmi Andrei Rubljov, siis seal üks süžee on kella tegemine. Kella tegemine on sakraalne tegevus. Mitte keegi ei oska, ainult see poisike ütleb, et tal on see kella tegemise saladus. Selgus, et tema ka valetas, et on küll saladus, aga mitte keegi seda ei tea. Nii, võt, ja see kirikukella ei tohtinud nimetada, eriti siis, kui teda valmistati. Nagu sõnad ära. Läheb untsu. Ja siis, kui olete näinud seda filmi, mäletad seal, see kell sai valmis ja siis vürst ütleb selle poisikesse, no löö seda. Poisike kukub, ta ei julge. See on see kriitiline moment, äkki ei kõla hästi. Ja siis ta lööb ja see on väga selline majesteetlik hääl ja siis kõik Kiievi kellad hakkavad lööma. Nii, vot see. Niisiis, see esimene löök, et ei tohi öelda see sakraalse sõna
kell, kolokol. Siis öeldakse mingis kõige profaansemat sõna, see pastel. Et hakkab lööma pastlat. Aga mis viisku lööma. Aga sellest tuli pärast hästi palju erinevaid ütlemisi, kõnekäände, mis ei ole seotud selle sakraalsega. Et praegu keegi ütleb, et tavaliselt see on negatiivne kutsus. Ära löö viisku, не звони в лапать. See tähendab, ära levita kuulujutte, eriti ära levita paanikat. Sest see häirekell. Ja, kirikukell lööb ja see on häirekell, aga kui lüüakse, see on veel väga oluline selline antimetafooriline aspekt, sest see viisk on kindlasti mitte eriti kõlava iseloomuga objekt. Nii, не звони в лапать. Täiesti tava. Selle viiskudega vene keeles on hästi palju selliseid halvustavaid sõnu. Kui keegi, mis ta teeb, punub viisku, see tähendab, et käperdis. Aga on selline nagu hästi prosta. Minu vana tädi kasutas prosta tähenduse, eestlane, tähenduse, et ütleme, halvasti kasvatatud. Ja, mul oli sõber, kes talle ei meeldinud ja ta ütles, et Edka on prosta poiss. Nii, vot, ühesõnaga see on selline nagu niisiis see on plisti lapse, see on käperdas ja on veel selline spetsiifiline väljend nagu kapsasuppi selle viiskuga sööma. Лаптем щи хлебать. Jällegi see viisk ei ole kõige kõlavam ja ei ole ka kõige parem selline, ütleme, vedeliku tõstja. Nii. Me räägime sellisest olmekeelest ja tabudest, sakraalsed. Aga oli üks periood inglise ajaloos, kus selline kõnepruuk oli juhtiv. Kui me räägime Elizabethi aegne inglise kirjandusest, siis me ütleme, Christopher Marlowe, Shakespeare, ja nii edasi. Jama. Kõige mõjukam autor oli John Lilly. Miks ta oli kõige mõjukam? Ta meeldis kuningannale. Ja tema kõige kuulsam teos oli Eufes. See EU on jogu teadas. Peen, kõlav ja nii edasi. Idee seest ühtegi asja ei nimetada otsaselt, aga peenelt. Mulle tehisintellekt tõi mitu näidet sellest, aga eesti keelde need on väga raske tõlkida. Siis ma ütlesin, et tee ise mingi võist. Et siin on oluline see, et ka sellised paralleelismid ja võrdlused, kus juures suvalised on. Shakespeare, Henry IV paradeeris või õigemini Falstaff paradeeris sellist kõnepruuki. Et nii nagu karikakkar kasvab seda paremini, kui teda talatakse.
nii ka noorus kaob hästi ruttu, kui seal on midagi, jah. Mis et täiesti suvaline ja vale, et karikakar ei kasva paremini, kui teda tallatakse. Nii, aga vot selline, see ei ole isegi barokk, see on midagi rokoko taolist värki. Nii, ja vot see mõtiskluse kabinet on sealt on mõeldamatu, et Eufõesse peategelane läheks peldikusse. Nii, vot seda mulle siis tehisintellekt pakkus. Nii nagu välehirv igaleb hommikukastmes karget allikavett. No, väga poeetiliselt räägib mu tehisintellekt. Nii ka nõnda ihkab minu tühjenev vestivähe. Ta kirjutas kõht, ma ütlesin, kõht ei sobi. Vestivähe praegu Rammostrooga. No Rammostrooga see on liiga prosta jälle, jah. No, aga üldiselt te saite idee kätte. Nii, esiteks, ühtegi asja ei nimeta otseselt ja ühtegi asja ei nimetada lühidalt. Tuleb pikalt. See on selline nii, see on 2 Inglise kuningannad. Mary ja Elizabeth. Nii. Me kõik teame Maryt, kui joome kokteili Bloody Mary. Sest et see on see kahju. Ja me nimetame teda, vähesed mäletavad, et ta oli verine. Aga üldiselt ta ei olnud, Elizabeth ei olnud suugi vähem verine, võib-olla isegi rohkem. Ja siin on oluline see asi, et see on priiskav katoliiklane, ja, aga see on tagasihoidlik protestant. Ja miks ma seda nimetatakse, et Elizabeth eufoistlikult riietanud. Vot see on selline eufoistlik riide. Siin tagaplaani on tagasihoidlik pilt, kuidas admiral Drake, Inglise laevastik, purustas uputamata armaadat. Protestantid võitsisid katoliiklasi ja vot see on siis Elizabeth riietatud tagasihoidlikult, aga peenelt, eufoistlikult. No, võiks arvata, et kuidas ühelt poolt on nagu mingi sõna kokkupanemine, teine on riietusmood. Aga siis kõik said aru, et see on peenriietus. Ja sinu oluline vahe, see hoiab siin palveraamatu, aga see hoiab maailma. Nii. Seoses tabudega ja kognitiivsete struktuuridega tuleb nimetada autorid, kes minu meelest on väga oluline, aga praegu väga vähe tsiteeritav. Sellepärast, et Lévi-Strauss, tema tegi teda maha. Ja teda praktiliselt ei ole tõlgitud. Ta on väga oluline aspekt. Teda ei tõlgitud inglise keelde. See on Lucien Lévy-Bruhl. Suurepärane antropoloog ja erinevalt paljudest teistest antropoloogidest, kuulsatest, kes lõid antropoloogia alused, nagu Bronislav Marinovski, Franz Boas ja teised, tema aluspõhi oli sotsioloogia. Ja veel, et tema empiiriline materjal, millel oli seotud Austraalia okeaaniaga. Seal, ütleme, kui Fraser, Tyler,
ja teised seal põhiline materjal oli kas Aafrikas või Põhja-Ameerikas. No, hiljem muidugi. Ja muidugi Malinovski uuris ka Papuaad. Aga vot, mis ta ütles, et ja veel primitiivne mõtlemine on kuidagi praegu tundub halvustavana. No ütleme, kui Levi-Strauss sellele vastandas metsik mõtlemine, siis see ei ole minu meelest palju parem. Ja, nii et niisiis primitiivne mõtlemine ja primitiivne hing. On kaks. Tal on mitu raamatut. Eriti esimene on tähtis. Mida ta ütleb? Et on olemas kaks põhilist mõtlemistüüpi. Üks on euroopalik, see moodne, see on rajatud kausaalsusele. Kui me vaja midagi seletada, siis me teame, mis on selle põhjus. Ja see, miks see nii juhtus. Ja teine mõtlemine on partitsipaalne. Siis kausaalne versus partitsipaalne. Nagu ta ütleb, müstiline partitsipaalsus. Sõna müstiline on muidugi vale, sest ta on pigem maagiline. Ja kui me teeme seda vahet. Okei. Ja siin töötab, et on olemas nii, millele rajaneb see partitsipaalsus. On kaks põhilist mudelit. Üks on sarnane ja teine on kontakt. See on täpselt see, mida Jakobson mitte viidates Levi-Brühlile. Ühesõnaga, need on kaks põhilist mehhanismi. Üks metafooriline, teine metanüümiline. Primitiivses mõtlemises. Mis on Levi-Brühlil vale? Ütleb, et eurooplane mõtleb loogiliselt, aga see primitiivne mõtleb, tal on selline termin preloogiline, eelloogiline. See on selline evolutsiooniline konnotatsioon on eksitav. Ja see on vale. Ja Levi-Strauss tegi teda, näitas, et see loogilist mõtlemist on nii metsikutel rahvastel, aga on ka vastupidi. Mis on tal väga oluline, et ta kirjeldab kaks mõtlemistüüpi, aga mis on vale, et ta seostab need euroopaliku ja primitiivse. Ütleme, mõlematel on mõlemad. Ja nagu ma ei mäleta, kes see psühhiaater oli, kes uuris skisofreeniat, et kui skisofreenikul lülitub välja see loogiline komponent, siis ta räägib nagu need metslased või. Tal on siis kaks põhjust. Kas kontakt või sarnasus. No ütleme, skisofreenikutel on tavalisem sarnasus. Skisofreenikutel on rohkem metafoorilised. Nii. Aga täpselt ta kirjeldab siin metanüümiat. Subjekt ja objekt, põhjus ja tagajärg, tervik ja osa ei ole eristatavad. Me võime ühe kasutada teise asja. Asi või olend võib olla samaaegselt ta ise ja midagi muud. Näiteks, ma näen inimest ja ma näen samas ka põõsa hinge. No ma toon vähem, ma tõin juba eelmisest loogikast sellise vähem, eksootilise näite. Meie keeltes on väga tihti üks ja sama sõna, no mitte väga tihti, aga tihti üks ja sama sõna tähistab nii protsessi kui tagajärje, seda sama protsessi tagajärje. Nagu mõistmine, mis on hea mõistmine. Mõistmine on see, kus me teineteist mõistame, kuidas me saame, ütleme seda, me hakkame teineteist mõistma. Mõistmine on protsess, mille tagajärjel on mõistmine. Siis usaldus, sama asi.
Ütleme, ma hakkan sind usaldama siis, kui meie vahel on usaldus. Ei saa. Või ma hakkan sind usaldama, siis meie vahel on usaldus. Ei ole nii. Need ei ole, siin ei ole kana ja muna isegi võimalik seda probleemi, mis on enne. Mõlemad on eeltingimused teisele. Ja see on meie mõtlemises. Aga Levi-Brühli teine on see, et ta kirjeldas suurel faktilisel materjalil 2 tüüpi mõtlemist ja eriti seda preloogilist. Ja sellele on rajatud ka nii rituaalne kui toteemlik praktika. See slaid, ma vabandan. Ma palusin tehisintellekti joonistaks mulle skeemi. No, olge lahke, joonistas mulle skeemi. Ma oleks ise joonistanud paremini. Aga mis on? Vot nõidumine on metafooriline tasand ja metonüümiline tasand. Seda ma andsin talle sisendiks. Aga tema vormistas seda ilusaks graafikuks. Nii, vot. See on selline preloogiline mõtlemine Levi-Brühli järgi. Metafooriline tasand. Näiteks voodoo, mis on rohkem Hollywoodi filmides esineb kui päris elus. Eriti populaarseks sai pärast James Bondi filmi. Kui ma tahan kedagi kahjustada, teen vahanukku ja siis on variandid, kas torkin teda ja siis teisel tekivad avad või veel parem viskan tulle ja siis ta sureb ära. Miks? Metafoorid ja mudelid. Ma teen vahast selle mudeli ja siis manipuleerin mudeliga nii, et siis selle originaal juhtuvad temaga vastavad asjad. Ma ütlesin mudeli, aga tegelikult see on antimudeline. Mis asi on mudel? Ma teen silla mudeli, siis katsetan seda ja siis arvan, et päris sild on ka sama vastupidav. Aga siin on vastupidi. Ma teen päris sillast väikse mudeli, siis hakkan seda lõhkuma, lootes, et päris sild laguneb. Selline nagu metafoor või seda võiks nimetada see antimetafooriks. Või metonüümiline tasand. Talle meeldivad nukud tehisintellekti. Ei pruugi isegi nuku sisse panna need küüned. Piisab sellest, kui me manipuleerime teise inimese küünte, juustega või ükskõik millega. Te teate, miks ei tohi maha sülitada. Arvate, et see on ebaviisakas. Ei, halb inimene korjab teie sülge üles ja siis teeb sellega. Ja tavaliselt muid väljaheited me ka teeme spetsiifilistes kohtades, mis on eraldatud. Et see parem karta kui kahetseda. Halvadel inimeste fantaasiatel pole piiri. No nii. Ma ei tea, kas selles kursuses või mingis teises, see on minu üks lemmik näide, et 18. sajandil veel Venemaal mõisteti surma naist, kes võttis lumest jälje välja. Hea inimene ei hakka võõrast jälge lumest välja. Selge see, et tal on mingid plaanid sellega. See on selline metonüümiline tasand.
kaks erinevat maagia tüüpi, tegelikult seda on kirjeldanud juba Fraser enne Levi Brühli. Analoogia maagia, homeopaatiline seda nimetatakse. Selle käigus mingi tegevus matkitakse, et seda esitada. No, homeopaatia ei ole siin juhuslikult nimetatud. See idee, et sarnast tuleb ravida sarnasega. Te võib-olla mäletate Bulgakovi meistri Margaritas seal Stjopa Lihadejev hommikul on haige ja Voland ütleb, et sarnast tuleb ravida sarnasega ja valab talle viina. Ja tõepoolest haigus taganes. Nii, sarnast tuleb ravida. Ei mäleta, milline Shakespeare, mis number Shakespeare see oli. See oli jutt on sellest, et Cupido jäi magama ja siis Diana on neiud, Cupido on siis erootiline armastus, Diana on siis igal ajal mitte erootiline, anti-erootiline. Ja? Siis need neiud nagu varastasid tal tema tõrviku ja panid vette oja sisse. No tõrvik kustus. Aga vesi selles ojas läks keema ja nüüd terved rahvad tulevad sinna selle juurde, et ravida oma haigusi. Mis see juhtus? Ja? Allikavesi muutus mineraalveeks. See oli 17. sajandil oli mineraalvee buum. Seal Grimmelgauseni kuulsas romaanis Simplicius Simplicissimus. Mõtleme, lihtne, kõige lihtsaim. Ja, ta on nagu peast väga lihtne. Ja, aga seal on selline moment, et talle pakutakse ükskõik millist tema teene eest pakutakse ükskõik millist kingitust. Ja ta pakub, et talle kingitakse väike maalapp, kus oleks mineraalvesi. Sest see oli tol ajal nagu kulla väärt. Nii, no võt, siis tulevad sinna rahvad ravima oma haigusi. See on nagu ekspositsioon. Aga sel hetkel siis armastuse salakaval Jumal, see Cupido, võttis tule minu kallima silmadest, pilgust. Ja eksperimenti mõttes süütas mitte ainult oma tõrvikut, aga ka minu südant. Kuidas mind vaevavad sellest ajast haigused. Ja? Kuid neid saab ravida mitte see oja, mineraalvesi, aga sama mürk. Tema, seda kallima silmasära. Nii. See on hästi keeruline konstruktsioon, aga arvestades on mitu metonüümilist asja. Lõpuks on sama. Sest ta ei öelnud, et see tema silmasära tegi mind haigeks. Seda ütleb Molière. Selle Molière'il on natuke keerulisemalt. Et tema pilk varastas minu südant, hoidke varast kinni. Nii, no vot, aga seda me saame aru, et tema võluv pilk tegi mind haigeks ja seda saab ravida ainult seesama mürk, see vastumürk, on ka ravim. Nii, siis kontagioosne või sümpateetiline maagia. Seda pilti ma vist olen ükskord näinud. See on unikaalne pilt. Preestri veeretamine.
No, ma olen sellest rääkinud, aga mitte selles kursus. See on unikaalne foto 1910. Mida siin tähendab? Ütleme, meil on põud, aeg-ajalt juhtub. Mida me siis teeme? No, esimene vahend, et loomulikult tellime palvust. Helistame pastor ja teeme sellise palvuse kirikus. Ja tihti aitab, aga mitte alati. Mis me siis, kui ei aita, siis võtame mingisugust tugevamat vahendit, teeme ristikäigu ümber kiriku ja ümber põllu. Mõnikord aitab, aga mitte alati. No siis et kolmas etapp võib vahele jääda, aga igaks juhuks ma ütlen, siis tühjades, et teie Jumal ei aita, siis mehed lähevad põllu äärde ja urineerivad. Et vihm saaks vihjest aru. Nii, see on väga kõva vahend ja tavaliselt aitab, aga mitte alati. Aga kui see ei aita, siis juhtub midagi kummalist. Siis preester barrikadeerib ennast oma kodus ja uks kõvasti lukus ja kui tuleks seda küsimus, hakkab naise häälega rääkima, ei ole teda kodus. Aga ust murtakse lahti, võetakse teda, viiakse sinna põllu peale ja veeretatakse põllule. Miks ta on? Milleks? No, et ikka, et vihma tuleks. See preester on Jumala asendaja. Jumal on taevane Jumal. Meessoost. Tema viljastab maad vihmaga. Ja maa naissoost sünnitab. Nii, aga meil on siin põud, üks ei viitsi viljastada, teine ei viitsi siis sünnitada. Ja mida me siis teeme? Siis selle sama taeva asemiku toome siia ja paneme teda paaritama maaga. Ja temale selline asi üldse ei meeldi. Ja, see on selline simulatiivne maaga. No, ja see alati aitas. See siis ei olnud enam väljapääsu. Nii, me lõpetame millegi lõbusamaga, et see järgmine kord räägime siis Synekdohist ja Umberto Ecast, aga metonüümia on seotud terve rea teiste troopidega. No üks on metalepsis, et paneme teises järjekorras. Metalepsis võib olla kõige efektsem variant on kiasm. Kiasmos. Nagu ütles Lord Byron, aga tema teadis asjast. See nauding on patt, aga mõnikord on patus ka nauding. Nii, siis kiasm. See on tulnud kreeka tähest hi. Vahetame neid positsioone. Kuulus Roman Jakobsoni artikkel on poeesia grammatika ja grammatika poeesia. Eesti keeles ei tule välja, jah? Poetry of grammar and grammar of poetry. Niisiis, see on luule grammatika ja grammatika poeesia. Neid on, kiasm on ka selline Aristoteles järgi jahetroop. Lihtsalt panime ümber ja nii edasi. Aga mõnikord on päris soe. See on minu lemmik vestlus. Kaks
elu sõjaväelast ja trompetistid vestlevad. Kuidas läheb? No üldiselt läheb, aga vot mõned asjad ei ole. Aga teisel jah, üldiselt läheb hästi. Aga siin on selline asi, et see on Eesti spetsiifiline. Seda ei saa teises keeles enam, sest ainult eesti keeles, et asja mokas või perses tähendab üks ja sama. Üheski teises keeles selline asi välja ei tule. Nii, no kuidas? Siis lõpetame patriooti lihtsalt, elagu Eesti.